trigger me the press people but nobody chat confuse me with some. Like how me have 22 in me soul. Then I feel so to get the next on the fool. Press trigger me the press people but nobody chat confuse me with some. Like how me have 22 in me soul. Then I feel so to get the next on the fool. Anytime you ready pull a wussy start wow. See me love is spread it out but from my style is the bomb, the dang, the dang, diggy diggy. I don't want to hear the bomb, the dang, diggy diggy. My style is the bomb, the dang, diggy diggy. I don't want to hear the bomb, the dang, diggy diggy. Tervitus, oleme siin Tankadroomi metsas. Kristiinoid on päris ägeda krossi siin teinud. Rada minu jaoks kodurada. Tunnen ennast sellel hästi. Suht siuke märg liiv on praegu, et väga raske vedu. Olen 2,5 peal, MX1, MX2 arvestus eraldi. Sõit on koos, et 4,5 vastu on päris keeruline, aga ma arvan, tuleb äge sõit, et ma juba ootan, et siin natuke lootamist siis läheb juba minna, et hooaja viimane cross ja anname endast parima, et MX2 vähemalt see top 3 minimaalselt ära tuua. No stardi asja. Kvalifikatsiooni asja. Ma arvan, siin peab rohkem enduro asja olema, et siit puust üle saada üldsegi. On nagu mingi palt tee peal ees. Ma arvan, ega siin sood väga kaevata ei kannatagi, tuleb kõik kinni lükata ja mingi hüppe ette ehitada. Aga üldjoontes peaks vaatama, et enam otsa sinna kurvi saaks. Stardi koht on siin päris oluline. Ma pean siin, mis siin ees on, Kepa on ees, Rätsep on ees, Saabulis on ees. Need mehed peavad oma kohad enne ära tegema, siis ma saan enda oma vaatama. Mis muljed Tankadroomi krossist on? Siiamaani kõik hästi, selles mõttes ilm on enam-vähem, liiga palju ei saja. Rada on okei, liiga aukus ei ole. Endal võib-olla tunnetus võiks natuke parem olla, aga mis sa tahad saada, kui viimase 6 aja peale on saanud teha kokku äkki 2 trenni või? Need on ka võistlused. Eks nad oma vitsad hakkavad peksma siin sõidu ajal võib-olla. Kaua sa ootasid siin? Ma alles mingi pool minutit tagasi tulin sinna väikestele sõitma. Rada või? Jaa. Nagu teistsugune kui trennis on siin ju? No palju lihtsam. Jaa, ma ei tea, kas ta oli lihtsam. Nagu eelmine. Kiirused olid nii suured. No eelmine nädal trennis, või see nädal tähendab, varem oli suht jõhker trennis. Füüsiline. Jaa. Praegu oli suht innakas, Jaa. Võib öelda, et mees otse objektilt krossile. Jaa, ikka. Päris mitme. 3 trenni on all siis, mis seal ikka? Ei, rahulikult. Hommik oli lihtne ja 4,5 hea ühte kiiret ringi tõmmata, aga kredi sõit tuleb vähe karmim, ma arvan. Eks peab mõistusega võtma, ega see nüüd nii lihtne ka päris ei ole. My style is the bomb, the dang, diggy diggy. I don't want to hear the bomb, the dang, diggy diggy. My style is the bomb, the dang, diggy diggy. I don't want to hear the bomb, the dang, diggy diggy. Trigger me the first people born. No matter chat come face me with some. Like only have 22 in me soul. Them say them a friend and them bad mind me friend. Anytime you ready for it, anytime stop. One or two take the long speech from the sky. Is the bomb, the dang, diggy diggy. I don't want no play with the bomb, the dang, diggy diggy. My style is the bomb, the dang, diggy diggy. Rude boy, don't play with the bomb, the dang, diggy diggy.
esimene sõit selja taga. Said Ansuga stardi peal kokku? Ja seal me natuke kõrvuti startisime ja lenksud vähe said kokku ja tõmbas mõlemal lenksu risti, siis ta pani mul kuidagi eest läbi, kepale tagarattasse sihukese väikse saltoga pikali ja ma ka täitsa tagant hakkasin tulema. Õnneks Essa kurviga sain natuke ettepoole, aga kuskil mingi 5-6 mööda sõitu pidin tegema, et siis sain lõpuks 2,5 teine, üldises 7, et no enam-vähem sellest. Ja lõhmusega oli päris hea siuke petel meil, et ei, hea sõit, ma arvan. Tööd pidi ka siis tegema sellest, et... Valisid hoolikalt mööda sõida kohta või see oli siuke, et tegi apsu ja said mööda? Ma olin seal kohas lihtsalt, mul oli seal glitch line nagu. Ta pani sealt kurvist väljast, ma panin seest üle põnksu ja hüppasin mingi reaalselt 10 meetrit kurvisoonde ja vuap ja tõmbasin sealt rämedalt käppi kogu aeg, et see oli mul siuke triki koht. No esimene sõit läks veits napikaks või? Jah, seal tegin väikse apsu ja lõpus läks sidur ka nahka veits. Aga nüüd tegime korda. Peaks vastu pidama. Et ei olnud hullu, et jääb tee peale või? Ai, selles suhtes kõik töötas, aga lihtsalt väike klõbind oli sisse, et tead see, et sidur on, et peab vastu, aga finiši joont nägi ja siis oli korras. Aga kuidas rada on? Rada on vägev, et mõnus niuke auk, nagu ikka tankodroom on, kogu aeg samasugune. Yeah, first time in Saku Tankadromi. I was before in the big track, but here is tough. Fast track, but with the small braking bumps, and yeah, the local guys is going fast, so I have to stay behind them. But it's good practice, and thanks to Gert that he invited me to race. So yeah, it's a lot of fun. Will we see you next year more often in Estonia? Yeah. This year I decided to go to other side to Lithuania, but I always like to race in Estonia. You know, it's good people here and good riders as well. Mõni mees ehitab tuha mäemale sinna taha. No esimene sõidukirjeldus on Mats ja maa ühendus või? Juba meeldiv peapõrd. Nad prill uduseks seis. Peale stardipauku läks ka uduseks. Mõtlesin, et viga on prillides, võtsin prillid eest ära ja ikka oli udune. Kuklaga panin maasse.
aga mis ta siis tuli nagu tagant sõitis mööda? ei, ta jäi must kohe mööda, kui ta kukkus nagu. Me läksime koos sinna sirgesse ja ta see Eesti sirgel mööda. Siis läksime, olime 4 koos veel Lõhmus ja see oli ees veel, see Pärn. 4 oli, ma olin viimane neist. Vetik võttis mõlemad ära, ma võtsin mõlemad ära. 3 ringi on lõpuni. Vetikul täiesti taga. Järgmised oli juba maha jäänud nagu. Ja see üks kikker seal nagu, no lihtsalt hüpe. Põhjas oli auk, olin vennal jumala kõrval ja ta oleks väljast läinud. Mul oli nagu, ma ütlesin, et ahai, siit tuleb ja läksin kikerisse peale ja tõmmanud otsu üle augu. Full endosse lihtsalt paksu liiva sisse. Põmm off track, ma ütlesin, nihu jassi, jopasid peale jäin üldse. Siis tõmbasin ruttu rajale tagasi ja siis ta oli mingi 3-4 sekki sai käppi sellega. Siis 2 ringiga tulin talle uuesti järgi, viimane pool ringi nagu ründasin nagu suht kõvasti. Korraks sain 2 korda sain kõrvale nagu. Ja siis viimasesse enne seda eelviimast lauget pakikurvi, vaata, kus need põhupallid on. Sealt hüppasin täiesti kõrvale, aga ta blokkis mulle ära, tõmbas risti ette, ma panin risti välikurvi. Ja siis sealt kurvist tulime jälle kõrvuti nagu. Ja siis no close one ühesõnaga, noh, selline finiši jõudsime koos täiesti. Aga ei, ütleme, et sõit oli ok, jälle stardis läks pekki, sest et start oli kõik hea ajastuse asjad, aga ma siis kurvist samamoodi Vetik lambist, peab täiesti seisma sisenurka nagu. Ja järgmine hüpe täpselt samamoodi, ma wow, panin seal full kuradi ühest rajarast teise, et talle mind otsa panna nagu. Kõik said mööda lihtsalt sellega. Aga ei, hea sõit oli ja feeling oli hea, tunne oli hea, ära ei väsinud. Sai pingutada, pull viimane juures tehtud, successful kokkuvõttes. Kuigi stardid olid, algus oli halb, aga tempo oli hea. Et räägi siis, kuidas üritusega rahule jäid, kuidas oli korraldada. Minu meelest oli väga lahe cross ja nagu hästi korraldatud. Üritusega jäid väga rahule. Kõige tähtsam minu jaoks on see, et kiirjab ei pidanud liikuma. Ühes koos teise. Rada oli üliluks, pinnas oli hea, sõitud oli palju, konkurents oli tihe. Mis ma veel oskan öelda sellepärast? Loodus kaunis kohas, sihukest üritust teha, sihukese ilmaga, see on rahvast, mega üritus. Ja saab filmida, kui palju rahvast siin on nagu juba autostamised. Eesti crossil tavaliselt ei ole nii palju nagu, nii hilja õhtul nagu. Tihe võistluspäev selja taga, et ideaalne skoor täna 1-1-1. Kuidas päeva kokku võtad? Jaa, päev oli väga super. Meil vedas ilmaga, ilm oli mõnus. Rada oli hästi ette valmistatud, see on teada-tuntud raske rada, minu kodurada. Et väga mõnus päev oli selles mõttes, et meil oli palju tihedat tööd, et see kõik siin üles panna, korraldada. Eilne päev oli väga väsitav, vedasime aedu ja õhtul kell 9 sain oma sikli peale. Aga noh, mis mu eelis on see, et aitäh sulle! Et minu eelis on see, et ma tean seda raja igat nurka, et saan vabalt võtta, et ma ei peagi olema super nagu kontsentreeritud, et nendest natuke kiiremini sõita. Ja siis jah, stardid ei olnud kõige paremad, aga noh, ei olnudki fookus stardi peal, siin on nagu raja peal piisavalt kohti, kus nagu mööda minna, et siis oligi võib-olla rahval natukene põnev, tegi mõned möödasõidud. Ja tahaks kindlasti kõiki võistlejad tänada, kes siia nagu kohale tulid. Ma tean, et hooaeg on nagu lõpufaasis ja kõik tahavad juba puhkama saada. Aga me jäime selle kuupäevaga natukene hiljaks, ma ei tahtnud kestvussõitega hakata siin valesti või hakata samal ajal tegema, et siis meil oli see ainuke variant, et nüüd ongi, ma arvan, et üks korralik lõpupauk siin Tallinna lähedal, palju rahvast, ma arvan, kõigile meeldis, et siis nagu saab ilusti puhkama minna talvehooajale vastu. Kui pikk eeltöö sellisele crossile oli, et siin hooaja lõpus ilusti nagu sa ütlesid, et palju rahvast kokku ajada, väga kõvad auhinnad? Jaa, eelmine aasta me saime nagu sissejuhatusi tehtud, see aasta meil oli väike areng, teime stardipuu ja üleüldse proovisime veel paremini, saime mõned vead teada, mis meil olid. Et siis tööd oli väga kõvasti teha, et ma arvan, et 6 aega varem juba hakkasime toetajaid läbi helistama, proovisime, kes on nõus panustama siia. Ja siis ütleme, see viimane laksakas oli ikkagi viimane nädal ja kõige suurem töö oli viimane päev. Et kõik nagu õnnestus, et tuleb pingutada, ma arvan, et tahaks nagu
et mis me ikka siin nii palju sinna raha väljamaale viime, et meil on Baltikumis kõvad sõitjad, on ju, et ei ole mõtet reisida siin 1000 kilomeetrit. Et siis tuleb panna enda jõud kokku, teha siin korralikku asja ja võistlejad kokku saada, et pingutame selle nimel edasi ka.